põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist. Kaaskord on Rotku tulnud jalgpallistuudio. Stuudios on Eesti läbi aedade parim koondise väravtrütt ja noortetreener Anders Opper. Tere! Tervist! Eesti tõenäoliselt kõige parem jalgpalliajakirjanik ja oma saare aktsendi ööde varjav Kalvet Madis. Tere hommikust! Ja mina Neiu Raljurand ja tänase saate teema on lihtne. Paneme Rotku meisterliiga esimese ringi sümboolse koosseisu ehk siis sai 9 vooru läbi, Levadia 22, Paide 21, Flora 20 on tabeli tipp, ainult natuke viimase vooru mängud ja üleüldse siin esimeses ringis juht on Rotku võtta, siis tõepoolest sümboolne koosseis 4-2-3-1 formatsioon ja oleme seda vormi, kuidas seda Rotku paneme ka varem korra kasutanud, ehk siis süsteem on lihtne, on positsioon näiteks väravaht, esimese nime ütleb Ooper, teise ütleb Kalvet, kolmanda Raljurand ja siis me ramba peale otsustame, et kes see kolmest kõik see parem on. Edest midagi, hakkame minema väravaht, Andres Ooper. No ma läheks... Ma alustaks hoopis sealt. Nii. Päris keeruline on valida, et kui meil on mõnikord on see, et Valner ja Grünwald on nii head, et kumb on nagu ülihea neist, eks ole, siis ma alustaks juba sealt, et isegi seda number 1 on ju keeruline valida. On tõesti, et siin on 5, 6, 7, isegi Matrossov siin 9. Et selle saad sina võib-olla endale jääd. Aga noh, ma ei tea, mu see esimene liisk läheb sellega, kes lasi ikka kõige vähem, et Jarju seekord. Kas ja mis mulje see Jarju muidu jätnud on? Et ta on tõepoolest 4-0 mängu, Paide on ainult 5 sisse lastud, aga kas see nüüd Jarju, on see nüüd tänu Jarjule või on see tänu Raitsele rohkem või on see mõlemat? No eks kindlasti on seal mõlemad, aga ei nii palju, kui ma olen näinud, ega kõike mänge nüüd ka ei ole jõudnud täies mahus vaadata, aga nii palju, kui ma nägin, siis on piisavalt kindel olnud, et kindlasti on pannud seal asjad paika ja ega niisama seal neid väheravaid nii vähe sisse lastud pole ju. Plus boonuseks ikkagi väravasööt. See ka veel lisaks. See on ülioluline teelt, et sa suudad sellises löögi panna, seal oli vanasti Meerits selline, kes on ründajana jube hea, kui vastane surub ja see pall tuleb ja sa saad selle selja taha sellise mõnusa terava ära joosta. Jutt on siis meie järgi eilsest mängust, kus Paide võitis 2-1 Levadiat ja siis värav tuli sellest, et Jarju haige pommiga tõmbas pika palli ja saad aru, kõik on nii harjunud, et Paide seal tagant nõrtsutab oma lüüki söötu, et seal isegi Turril ja Lepistul läksid jalad nõrgaks ja põrkasid kokku, see oli nii ootavata, mis pikk pall vaata ja siis... See ei olnud üle kaitseliini pea tegelikult, oleme ausad, et seal ega Lepistu isegi ütles, et see oli ikka täielik miskommunikatsioon, et kuidas sa ei ütle, et see on sinu pall, et nii otsustav, et sa ei tõsta siis korrakski pilku, et vaadata, mis su ümber toimub ja kumbki siis, et jäta üks jooks järgi, et see oli väga lubamatu eksimus kaitsjate poolt. See vist oli selline olukord ka, kus ju tegelikult Peetson oli läinud natukene keskväljale sellest sinna tsooni, kus see pall tuli ja siis sealt 2 meest jooksid keskele kokku ja kumbki nagu ei suud lahti teinud, et siis ka... Ja seal ei olnud ka seda eelist, et üks lööb värava poole, mõlemad olid risti liikumises, värava või siis platsi ja vastase poole, aga jah. No nii, Paide kasutas ilusti ära. Sina saad Kalvet öelda teise nime, kes sina välja pakud? No mina pakuks Grünwald ikkagi, et mulle nagu tundub, et ta on väravvahtes kõige silmepaistvamalt mänginud sel hooajal. No nagu sa ütlesid ka, et tegelikult see piir seal on päris õhuke seal meeste vahel ja samas ütlen, kui kogu esimest ringi vaadata, siis tippmeeskondadest Flora võib-olla siis ületas kõige rohkem ootusi ja see on siis võib-olla ka üks argument, miks ma siis nagu ka Grünwaldi eelistasin. Tegelikult kaitse on neil ju suhteliselt okeilt pidanud. Ja selles mõttes on teil üsna loogilised valikud, et mõlemad on 9 mängust 4 teinud 0 mängu, et mis on nagu selles arvestus number 1, et ei ole tavaliselt on meil alati Valner olnud seal suurelt ees ja siis tulevad teised, et see aasta on Grünwald Jarju on 4 juhivad, et tegelikult eks kaitse on aidanud meeskondi küll. Ja, et selles mõttes Grünwald on tegelikult ju Eesti liigas mitu hooaega suhteliselt sarnasel ja heal tasemel mänginud, et ma arvan et tema võiks olla isegi praegu parem kui näiteks on siis Valner.
oi, seda ära ja mind närvi kohe vara hommikul. Ja minul jääb see kolmas nimi, mis see, et kolmanda nime valimine on ülikeeruline seal aastal. Kui võtta puhtalt tõrjete pealt, siis Haaland on seal, ma ei tea, 15 rohkem kui järgmine, aga samal ajal Haaland on umbes 15 rohkem sisse lastanud ka kui järgmine, et need asjad väga ei klappi. Pavlov, Kraljus, tubli ja ta on tulnud Prohmatraid, siis öeldud, Valner ei ole olnud päris see Matrossov, tahaks öelda Matrossov, aga see vist ei tea kahe saate vahel, et see Kralju, kes oli? Musoliitini jalast pall ülikõrge taareda sisse, selline prohmakas, et anna olla. Et kui me eelmine aasta saime rääkida sellest Kauri Kivilast, et jõhter, vaatad mänge ja vend päästab ja tassib, siis ausalt öeldes see aasta ühtegi sellist pole ühtegi nii säravat mängu kellegi silma jäänud, et vähemalt mul võib-olla pole peale sattunud, ei ole näinud, et ma ei tea, Nõmm oleks Kuressaares pannud mingi 10 tõrjet ja toonud 3 punkti koju, et ma arvan, ma lihtsalt ütlen selle pärast Valner, et ta on tõenäoliselt Eesti parim väraht, kes mängib Eesti liigas. Ütleb ka Henni hinnangul ilmselt on, sest tema on ju koondise valikus ka. Aga telleme kolmest, ma arvan Valner, me tegelikult ei pane naruni, et siin peab seda hääletuskohta tegema, et kas Jarju või Grünwald. Ooperil oli Jarjus, oli Grünwald, siis mina saan vist otsustada. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja kuna ma lähen siis nii, et ma panen Grünwaldi siiski, et Grünwald seal tassis selles, peamiselt selle derbi pärast, et seal see argument ka, et Flora on nagu ületanud neid ootusi, mis alguses arvati, aga et on oma masinavõrgi käima saanud, siis võib-olla ma isegi olen sellega nõus. Vaatame siin tõrjet, ma vaatan tõrjete number enne seda jälle täpselt sama. Grünwald on rohkem tõrg ja Jarjul vähem, et siis Grünwald läheb statistiliselt sobib ka. Parem kaitsja, ei ole ka üldse lihtne valik, aga Andres Ooper. Jah, mul jäi Tuur või siis Hussar, et kes on nagu ikkagi seal sellised rünnakule toetust pakuvad äärekaitsjad, et nende vahel siis valin üks, siis ma lähen nüüd Floraka peale ja võtan Hussari. Hussar ta on selline küll, ei ole nii silmatorkav võib-olla, aga ta on mees oma kohal tegelikult lõpuks. Tugev konstant, eks ole, juba teist hooaja järjest, siis sa tead, et ta paneb seal 90 minutit ära, omad selged plussid, omad selged miinused, pluss võib-olla see, et jaksab joosta. See on ka oluline, vaata seda Eesti meistriga tempot ja asja, siin on ju pooltel vendadel mingi 30 minutil käed põlvedel, et ma arvan, et see Hussar on päris tugev kandidaat. Kalvet. Vahepeal mõtlesin selle peale, et kui ma hommikul siin koostasin ka neid nimekirju ja siis vaatasin, et vasakule isegi äkki pakuks 3 nime välja ja parem oli see, et kas võtta Turr teisena või mitte, et siis vahepeal äkki paneks Jörning Larseni ja tõstaks paremale. Ei tohi, jah. Nagu ei tohi, siis ma jään Turri juurde. Miks mitte või miks Turr, kas see, et ütle mulle üks asi, mis ta on teinud see aasta toredat? No, selles mõttes, kui me paneme nii-öelda sümboolset koosseisu ja pigem see sümboolne koosseis reeglina on selline, ütleme nii-öelda, ründavama suunitusega koosseis, siis puhtalt nagu selle pealt ikkagi suudab rünnakule nagu juurde anda ja ütleme, puhtalt see oleks nagu see argument siis. Ma imestan, et Lumpri Lillander ei öelnud. Ja ma mõtlesin tema peale. Et see Turr enne Lillanderi, ma ei ole seda. Ühe nime, kelle ma tahan kindlasti välja tuua, on see Andres Järve. Harju Jotja Laadri selline karriv liider. Mul on 2 mängijad, kes mulle meeldib, et kuidas nad röögivad raaslaste peale. Et üks on see, kes on Nõmme Taljus Utu Kõrre, mingi umbes 2 mängu oled tiimis olnud, juba sõimad kõiki, no üliäge, ei, reaalselt äge, vaata, see Järve on ka, et seda Laadri on siis Laadri on siis 6. kohal 10 punktiga, et Laadrist peab selle natuke peab ikka mainima ka, aga Kraljus, eks ole, Mašenko on olnud midagi, aga pole ka olnud ja Transis on see ukrainlane, kelle nimi mul liial meelde ei jää, Budnar, mis iganes, et ei ole. Ma ütlen lihtsalt sellepärast Lillal, ma oleks tahtnud öelda Järve, et mul ei oleks Turr esimesel 6 nime sees olnud. Ei, ma ütlen Järve, tegelikult savi. Andres Järve, et kiidame Laadrit, võib-olla liialt palju ei saa öelda. Aga Kalvet. Jah. Kas Hussar või Turr päriselt? Kumma sa päriselt valiks? Päriselt valiks Hussari. Seda karta oli. Et ta on ka tegelikult pigem sükke, nagu siin juba mainitud, selline jaksab joosta ja
töökas ja samas ongi võib-olla seal kaitsefaasis need 1-1 olukord ei ole kõige tugevam külg talle, aga ütleme, et väga palju paremat varianti meil liigast ka kohe võtta ei ole. Jah, see on huvitav, et kas natuke jääb sellest väljamaast ja mitte puudu, et on natuke on selline lilanderlik, et oled seal kuskil koondise piirimail, oled siin Eesti koondises ülihea, Eesti meistriga ülihea, see on miski, et saaks välja. See jääb puudu ja ise kui ta läheks kuni Iirimaale, siis kas ta oleks see tunne, et ta saab kindlasti hakkama, siis tegelikult ei oleks ka, et see kuskil see kahe tule vahel. Tsiteerides kuulsat filmi. No nii, vähemalt meil on siis Florad järjest, Grünwald, Hussarid, et keskkaitsjad, valime siis 2 tükki, igaüks ütleb 1 ja siis neist 1 jääb välja. Andres Ooper, sulle vist kõige lihtsam mõeldan selle. No ma võtaks selle ikkagi koondised ja Levadiad ja asjad ja ma lähen siin ikkagi kindla peale nagu Peetson ikkagi. Peetson on minust isegi parem kui eelmine aasta mõnes mõttes. Ma ei tea miks. Et see eilne ei olnud küll temaga kuidagi seotud, aga jah, kõige silma torkavam hetkel võib-olla nende keskkaitsetest, kui mõtta, et Peetson on, ma ei tea isegi, mis see Peetson tegema peaks, et ta välja tutnud poolses koosseisust, sest ta nagu see level tase, kui me enne rääkisime Ainsalu ja Peetson, vist on Ainsalu ei ole nii hea olnud, Peetson on küll nagu silma paistvalt võimas mängija Eesti meistriliigas, et see, et lähed vaatad, kuidas ta, ma ütlen, et nagu ma siin üks mänd ütles, et see Eerme hakkas nutma põhimõtteliselt pool tunni, et Peetson kogu aeg andis keha ja kogu aeg vennad lendasid ümbert, et see mingi füska on ka järgi tulnud, ma ei tea, et talle on mehe keha tekkinud, umbes nagu Madis Kalvetil praegu. Eile oli ka põnev vaadata, kui seal paar olukorda oli see, kus ma ei ala Peetson läks palliga ja siis tuli Ojamaa tuli talle sisse ja siis Peetson ka natuke kõikus, aga põhimõtteliselt jooks edasi, on nagu tähelegi, et seal Ojamaa on suur ja tugev mees on ja kui tema sisse tuleb, siis ma ei tea, ma kukuksin 3 meetri kaugusele, aga Peetson seal põhimõtteliselt ei teinud nagu suht teist nägugi ja mängis rahulikult taas, et selles mõttes Peetson on tõesti hea ja kui vaata, kas või Eesti koondise poole peal, siis ikkagi Eesti liiga mängijatest on Peetson ikkagi üks Henni kindlamaid usaldusaluseid, nagu et ikkagi peab näitama, et mees on nagu siinses kontekstis väga hea. Sa võid siis öelda teisi nime. Ma Peetsoni panin juba kirja ära. Ma arvan, meie 2 nime vahel läheb sinna see koosseisu teine, et sa paku välja 1. No, kui seda eilset võib-olla seda nagu Lepist ise nimetas, seda fiaskot poleks olnud, et siis ma isegi võib-olla Lepistut pakkunud, et kui vaadata ka seda tervit, mis oli, et kuidas ta see Sapireniga müttas ja ta on siin tegelikult keskkaitse on minu pärast väga hästi mänginud. No samas võib-olla ka see Paide poole pealt Televits on selline ma pakun siis pigem Televits ja muidu on 2 Levaat, aga ma ütlen Lepistu on ka minu meelest pigem keskel väga hästi hakkama saanud siiamaani. Ma teen nüüd teile, ma ei tea, kui sa oled Vaiskauti vaadanud, siis ära sa ütled. Ma teen Viktoriini teile. 8. vooru järel, 9. ei ole, see vaevalt muutis. Üks mees, peapallid võitmine, esikoht, palli nagu tadas võitmised, kindel esikoht, palli vahelt lõikised liigas 6, ehk 3 ja ütleme blokeeritud löögid liigas 7. Igasugune see kaitsestatistika, üks mees hakkab igal pool räigelt silma. Statistiliselt nagu ülikindel mees, kes peaks olema kindlasti sümboolses koosseisus on kes. Ja see on parem või vasak sul? See pole oluline. See pole hetkel oluline. Kes on ülivõimas statistiliselt parim kaitsja, kes meil on liigas olnud? Sellest ma olen seda tabelit. Andres Ooper. Sulle jääb siis, Andres Ooper ütle. Kes sa arvad, see on? Ja see ei ole praegu Peetson, ma järel. Ei ole Peetson, see on selline, võtad üllatusnimi, mina pakuks selle venna sisse. Aga ma ei tea, Tõugias oleks pakkunud võib-olla selle vasakpoolseks muidu. Selle mehe nimi on Tristan Campagna. See transi keskmine vend, kui tal seal ühel pool on see Burjanatse, kes on oi, ja juhuslikult saab kurat see penaltid. Mis asi, see trans Pärnu eile, see, kuidas see Burjanatse, see punase. Oota, mida sa nüüd, kuhu sa tahad minna sellega? Seal on mitu... Jumal nüüd palun, ärme anna neid õrnasid kehakontakte, penaltid, punased, see oli otse. Aga ma tahtsin öelda, igast Campagna, trans on hetkel 4-5, trans on selle sisse lasknud 9 väravat ja ütlem nii, et kui ta esimeses 2 voorus jättis Campagna üli pasa mulje ausalt öeldes, et lasin ära lütjata ja asja ja siis üsna kiirelt ikkagi transi ma ütleks selle tagaliini selge liider. Ma arvestan, et seal see Eriks Santos on ka kaigas, Burjanats on nii ja naa. Ja see, et trans on medali heitluses
peaaegu, siis mina pakuks kampaania, oleks okei pakkumine. Noh, selles mõttes tänapäeval ka seda statistikat vaadatakse aja rohkem, vaadatakse ka mängid palkame seda statistikat väga palju. Et kui nagu seda rada minna, siis kindlasti ta oleks nagu täitsa adekvaatne pakkumine, ütleme niimoodi. No me peame teda nii Transist ka välja tooma. Muidu meil on ainult Levadia, et ma arvan, sümboolsesse kooslusse üks Transi mees peab olema. Trans on 5 parema seas. Ja nad on selles mõttes hangi hästi mänginud, et kui nad siin tihtipeale on viimasel aastal alustanud see, et on seal, ma ei tea, tagumise 4 seas vahepeal isegi, nüüd on ikkagi ju, praegu vaatad tabelit, jookseb kuskilt, 5.–6. vahelt hakkab nagu äkki poolituma nagu see tabel vaikselt tulemuste või punktide mõttes. Ja Trans on selgelt seal nii-öelda esimeses pooles. Jah, paneme kampaania, see oleks pull. Natuke midagi punti ka. Andres Ooper, vasak raitsja. Ma paneks tõugi ja ma just mõtlen seda... Vasak raitsja. Vasak. Meil on 2 keskkaitsjad, meil on Peetson kampaania. Siis läheb ikkagi Schönning Larsen sinna vasakule mul, et selles mõttes tema on samamoodi nagu ka koondisse. Mina ütleks, et sinule vastu ütleks, et Larsen on minu meelest üks hooaja pettumus. Okei, ma panen just see jah. Ikkagi, ma ei näe, ma mõtlesin siin Salist, et või kes iganes seal nagu neid rünnakuid toetavad ja nii edasi, siis sorry, vabandan, Tovstik. Tema on küll, tema on mulle jätnud ülisümpaatse mulje, sorry, ja see nüüd ma tegin liiga kellelegi, aga vot tema mäng mulle meeldib. Selline agressiivsus, intensiivsus, ei huvita, kes tal vastas on, kuidas ta nurgalöökide ajal seal kellega võrku surus, seal mulle väga meeldis, et kuidas ta on sees hingega asja kallal, et väga meeldib sümpaatne esile kerkimine. Aga et sa ole, Tovskit on väga äge, aga kui see koondis, meil on koondises on ju vasak kaitseikaldus, et pikk on töötu ja tuleb Eesti liiga mehed võitlevad enamasti selle koha eest. No koondisest on vist ikka kaugel, et ta nii hea ei ole olnud, et ta lükkaks Larseni nagu koondisest välja. Seda tõesti, jah. Aga ma praegu võtan selle esimese vooru pealt. Ta oli selles mõttes ju ka see Tallinna derbi, et kuidas seal Pedrole eriti ju ruumi ei andnud, kui Pedro seal Eesti liigas saab rohkem muidu keerutada, siis tema oli ikka sul kehas sees ja ei andnud seda nii-öelda seda ruumi, aga ma ütlen, siis mina jään ikkagi Larseni juurde, et jah, ta ei ole olnud nii hea, kui ta on olnud eelmisel või üle-eelmisel hooajal, aga ta on siiski selles mõttes ikkagi Eesti liiga mõist ikkagi silmapaistev mängija ja samad need Wisecoudi raport ikkagi mingites elementides ikkagi jätkuvalt on seal eesotsas ja ikkagi paistab silma. Ja ma ütlen, et siin on selles mõttes on vasakas lihtne, et tegelikult mina ütlen selle Salist ära, et sa oled mujalt ei ole võtta ka, et sa oled et Nõmme Ralju... Sa võid 1-2 öelda ka. ei, kõik peavad erinevad olema. Kõik erinevad. Et see võttes, et Tovstik... Kuidas me sümboolsega olime siis lõpuks? Siin on hea loto koht, et aga ei ole ju võtta mujalt, et sulle Nikolaev mul muidu Ralju seda meeldib, aga ta ei ole erilist muljet jätnud seal allpool satsidest. Transis on see vasakkaitse kogu aeg erinev, kuigi Javanjušin, let's go. Laadris vahetub, Pärnus, Aaloi pole mänginud, Tammeka, Kuressaare, Kalev, mitte kuskilt ei ole, et siin on 3 selgelt meest üle. Raljul üldse viimane mäng vasakkaitses oli Romi Siht, täpselt. Ma selle räägin järe, ma nüüd teist mängu järjest tein Ralju mängule Illertist, ma jalutasin, jõudsin 5. minutil jälle värav nägenud. Õudne staadion, õudne tiim ja siis vägistasid seal õudne mäng. Vihma sadas ja tuli meelde, miks see Eesti jalgpall nõve. Nii, aga Tovstik, Larsen, Saliste triost, et mis me teeme, Kalvet? Annab noorele mehele avanssi, jah? Ei anna. Meil on Florat liigi palju juba, Flora ei ole liider, meil on Florat oleks 3 tükki juba ja siit tuleb veel. Et siin ma sellepärast juba ütlen, et siin peab olema Saliste või Larsen, et No siis paneme Salist, ühtegi Paidet pole veel. Aga kas siin üldse tuleb Levadiat veel? Ei tulegi võib-olla. Levadiat, ikka tuleb, ma usun. No ei, keskpoolik ja alumine. Et see on siis alumised keskpoolikud, 4-2-3-1. Ja Poom. Poom on vist väga lihtne. Väga lihtne valik oli siin. 3 väravat, 3 söötu kirjas. Päris üllatav. Miks? Tuleb tagasi mõnus enesekindlus sealt nii-öelda välismaalt tagasi tulnuna, tahab kindlasti uuesti välja saada, et selles mõttes väga hea algushooajale. Toetab rünnakud, pole päris nii-öelda standardne number 6, et ei ole, ütleme, mis seal Soometsad olid vanasti ja Kreidad,
et pole selline number 6. No ütleme, et see suure osa sellest Flora edust võib ikkagi Poomi tagasitulek arvele panna, et selles mõttes, et seesama 3+3 tegelikult, see on isegi nagu suurem 3+3, ega eelmine aasta meil härrad ju ei tulnud mujalt, ei tulnud sellist, kes meil ära läksid, et Soome, et sealt ei tulnud ju ära võid sööta niimoodi ja et ta mingi sellise päris kvaliteedi on andnud, et päris huvitav, kas ta nüüd selle pealt, mulle ma ütlen, Poom, selle hooaja alguse Poom on jätnud kõvasti parema mulje kui see Poom, mis Eestist ära läks. Et huvitav, kas nüüd on mingi lootus, et keegi maksab natuke Poomi eest, jumal küll. Jah, see maksmise osa on nagu Eestis mängijate puhul pigem selline keerukas ja eriti kui ma natuke vanustan ka selle võib-olla 25 peale, siis on nagu, läheb raskeks see. Teine keskpoolik. Me siin keskpoolikuid, see on päris keeruline tegelikult minu meelest oli üldse valida siia allapoole teist meest, aga võib-olla ma eksin. No, pigem peaks ma arvan ikkagi, ja küll Ainsalu peal suurtes mängudes pole nii hea olnud, aga kui seal Kalevitsa keerutada, siis ta ikkagi seal... Selle üldse, seal ma arvan, nii see ooper oleks ühe ära, et see oli nii ole mäng. Ma arvan vaheta, sest kats ei oleks, see ooper on ikka vana mees, ka ühe oleks ikka ära keerutanud sealt vahetavad. Aga siiski ta on selles mõttes Eesti liiga mõistes ta on ikkagi väga hea mängija ja pigem domineeriva tüüpi mängija. Et selliseid meil ikkagi siin liigas väga palju ei ole. Et kui siuke mees on koosseisus, siis ta ikkagi ta alati annab juurde. Ainsalu puhul ma ütleks, et kui eelmine aasta ta oli mingi jõhtr stats taga, siis ega ta vist peale selle Kalevi mängu 2 värava on üldse midagi teinud. Sellist nagu konkreetset kirja läinud asja. Et see ei olegi. See on 2+0. Et selles mõttes eelmine aasta vaata oli tal hooaja lõpuks ma ütleks 10+10 või mingi, ma natuke liialdan võib-olla. Siis see aasta esimese vooruga tegelikult suht 0. No see aasta on kuidagi Levadia, selles mõttes teistmoodi natuke komplekteeritud ka, et siin ettepoole on toodud rohkem neid uusi mehi ja mul tundub, et Ainsal on veidike äkki allapool langenud ka seal väljakul, kui ta eelmisel aastal oli, et see võib-olla see roll ei ole ka äkki päris selline, nagu ta mullu oli, jah. Ma ise olen nõus. Ega selle, ma ütlen, et kui ma hakkan siin mõtlema, kes siit mujalt võtta, et Paides pole keegi keskväljal, see on proovitud, mingi hõim ei ole jätnud üliad muljad. Kailul Romi Sihti võib kiita. Mõtlesin ka korraga, ei ole päris sees. Musoliitin võib kiita. Üks ole sealt altpoolt ka ei ole. Miskipärast ei ole hea keskpoolkaitset aasta olnud. Veel. Muidugi kahte meest ma isegi, ma peaaegu kui väga tahaks, siis võiks sisse suruda kas Maksimkinit või Jegorov oli ta või? Kes see oli need? Jah, on Jegorov. Mulle ei jää need vene nimed meelde. Suravljovi mõtlesin, Jegor Suravljovi, vabadus, Jegorov, jumal küll. Et tegelikult see, et Trans on nii hea olnud, on suuresti ikkagi tänu sellele ka, et need noored keskvälja mehed, Maksimkin, Suravljov, Surav ilusa patsiga, nagu noor Marko Ristel, ilus vaadata ka, siis... Tuleb sul ka noorus pealt meelde. Et tegelikult see, et Trans on eesotsas, siis et need 2 noort on välja vedanud, see on ikkagi väga-väga suur osa selles. Et see Maksimkin, Suravljov, ma ütlen, et seal midagi nagu on 2003 ja 2005 aasta poisid, et selles mõttes noored ka. Aga ma arvan, et ega siin peab vist Ainsalu olema, sest ma mingi varsti on see Tilma Vretic on tagasi, ma hakkan seda poole suruma, sest see on mu lemmikvend üldse. Heelede ka ju vahetusest tuli, et muidu praegu on jah, see Aleksandr Lopes-Komes on seal keskel mütanud. Korra torres, loll miis. Ei, selles mõttes ma olen seda nõus, et ma Vretic on ikkagi Komesest siin eelmine aasta ikkagi selgelt parem mängija. Ja nüüd me jõuame siis pareme ründapoolik vasakkäär, jätame siis tipuründajad eraldi ja kõik, mis on vähegi ründavad mängijad, kes on ründajad aga, et ma ütlen, et need mängijad positsioonid nii vahetavad, et seal vahet ei ole, et kuidagi mahutame nad ära, et ei tohi olla tipuründaja, peab olema ründav mängija ja teeme siis, pakume välja Roopert, ka sina, 2 nime 2 ja siis me 6 valime 3 no oleks vist loodiliselt
no mulle meeldisid, tähendab see Kaljust on Carvalho, on Ivanov. Guilherme, Carvalho, mis Guilherme. No tal on Guilherme Enrique da Silva Carvalho. Ma lihtsalt selle uuesti. Guilherme. Et see, mis asi see driblingute stats, kas ma leian üles peal raadsid voorus, oli haige. See oli haige. No tema on lihtsalt peajagu praegu, kes jääb absoluutselt silma, et seal ei ole variantigi, et tema ei ole üks nendest ründavatest mängijatest. Edukate driblingud, see on siis peale, ei see võib-olla juba praegu, no et ei ole. Guilherme 132 esikohal, teisel kool Otto 58 siis, ja siis ülejäänud 50 või all. 80 rohkem, 80, haige, see mees on, noh, ma ütlen, ta on karjuvalt hea. Ta on karjuvalt hea, et selles mõttes, et välja arvatud üks asi, mida ta ei oska tuleb välja, penaltite löömine. See oli väga paha. No see ei ole kõigile, see penaltite löömine. Ei ole kõigile, see on nagu, no umbes see Guilherme nagu Andres Ooper, üks nõrki oht või penalt. Minu ajal olid teised lööjad lihtsalt paremad. Jah, Guilherme läheb nagu nii kirja, eks me peame hakkama siin ülejäänud Andres Opper patu veel. Guilherme, sa võid öelda mida Guilherme, see läheb kirja nagu nii. Selles mõttes ongi, kui pakun, et kui tuleb mingi inimene, kes pole Eesti liigat kunagi jälginud, tuleb vaatab siis liigat, see on kindlasti mängija, kes jääbki kohe silma, et kui siin Kaljul õnnestus eelmine aasta teha ju kõva müügitehing Belgiasse, siis nüüd samamoodi, et tulla, et Guilhermega järgmine tehing, et ta on selline mängija, kes jääb silma ja sellised mängijad tegelikult ju otsitakse ka, et kes suudavad üksugel ettevõt, suudavad nagu kuskil ülekaalu tekitada, suudavad mängu enda peale võtta, et kui sul on mingi sellised omadused juba olemas, siis ma ei tea, ehitad seal midagi veel peale ja teenime raha. Ja muidugi see, et Andres Opperega, löökide arv on vist nüüd, mis ta siis on 42 peale lööki 3 väravat. See nagu ei ole väga. Ei ole vist maailma parem, ma ei ole spetsialist, aga et sul iga umbes... Ongi, et ma ütlen, et selle löökide asemel, et otsiga vahepeal nagu seda söötu saab veel olulisemaks lüliks, et see on üks negatiivne pool, et võtad ilusti ette, kõik teed ära, aga nüüd see efektiivsus ka ikkagi. Aga samas oleks Promis David oleks seal väravaldal, siis võib oleks efektiivsus veel suurem. Löö peale reboundid asjad, on ju, ei tea. Nii. See võib-olla on üks negatiivsem pool. Aga ma ütlen, et uuesti ka peale minu loogika on peale löögile saamine on väga suur skill, et selles mõttes, et kui sa saad hooaja jooksul 10 korda peale löögile, siis see ei tee sinust paremat mängijat. Andres Ooper ütles siis teine nimi, mis on läheb nüüd juba kaalumisele. Ründaja alused mängijad, kes siin ongi, seesama Ivanov on mulle meeldinud. Vali üks, me saame neid... No jah, okei. Ivanov sobib küll. Ja Ivanov sobib mulle, ma võtan 2 mängijat Kaljust. Väravad pluss väravasöödud arvestuses, Ivanov on liigas liider, 4 väravat, 4 söötu, see sama mäng, mida ma vaatasin, Kalju mängis Kaleviga. Ja Andreev andis Ivanovile puhtust esimene poole, täis otse, sa vaatad, et nagu see, mõtled, kuidas see Kalju üldse midagi teinud on. Vahel Ivanov sisse ja põhimõtteliselt teise poole ajal 4 väravat ja Ivanov lihtsalt tuli ja tegi ja lustis, et selles mõttes, et see, et kui ta ühe mänguga selgitada ära Ivanovi headus, siis see oli ülihea, et selles mõttes, et on Kalju Ivanoviga, on Kalju Ivanovita. Et see on huvitav, et see Ivanov ja Carvalho siis Guilherme mängisid hästi mängisid kokku ka nagu juba varasemalt, et see oli näha, et otsivad teineteist või ütleme Ivanov siis teda rohkem Guilhermet. Peale löögid Ivanov on liigas 3. kohal, mis on üllatav selles mõttes, et päris palju on ikka uhanud ka, et selles mõttes, et ja ta oli juba see hooaja ettevalmistusel seal kasti tagant väga-väga ohtlik, ja juba noorte koondises oli see tema trump. Kas see teooria, et kuna Ivanov on mul mingi Kalju fänni teooria, ma lihtsalt, et Ivanov on Andrei või ikkagi sudulane, mitte raudel. Kas on üks põhjus, miks Ivanov ei ole nii palju saanud seda krediiti? Et ta, tegelikult on, selles Ivanova teine aasta sai pigem vähem peale. Ja see aasta ka vaat umbes, et kui kedagi on vaja eest puhtust anda, siis ma annan Ivanovile, et see on nüüd selline, et Ivanov, et sul raske, see on selline ütled, et kõige kurjem, kõige rohkem petsad ikka oma poed. Sellist seda sidet seal ma ise ei oleks osanud välja tuua, et ma ei taha uskuda seda, et ma mõtlesin, et see läheks teistpidi, et siis sa annad rohkem krediiti. Ei taha uskuda. Pigem aga ei usu seda. Aga jaa, vandenõu. Nii, see mõttes sobivad ka, et Kalju 20 ära löönud, teisel kohal rohkem on ainult Levadia, selle peab ära fikseerima. Ja Levadia lõi
neist 9 Kalevile, et ta sealt sai väikse edu. Nii, mina tooks selle Enoko Too välja, et eile ka seal Paide vastu, et ikkagi oli seal ikka silmapaistev mängija oli, et kui võttagi, et ühel ääres oleks Guilherme ja teises Otto, et see oleks seal juba annaks päris hästi nagu ehitada. Ja sama ütleks Levadia kohta, kui eelmine hooaeg, et Joao Pedro oli seal oma äärel samamoodi siuke silmapaistev mängija, nagu nüüd on Otto, et on nagu, samas see driblingute näitest oli, kus ta oli teine, ta küll vahel suur, aga samas ta on mees, kes samamoodi jääb nagu silma. Eile see värav oli väga meisterlik. See oli väga, see 16 nurgast, et väga ilusti ära tehtud. Ja teine olukord oli veel, ta ju samamoodi pani seal uuesti selle Lillanderi, seal jättis maha ja pani uuesti peale, kus Jarju võttis ära selle löögi, et noor mängija, hea mängija Eesti liiga mõistes, et mina pakuks teda. Ja teisena, siis ongi seal valiks 2 Eesti mehe vahel, et kas Välja või Saarma, et üks on rohkem löönud, üks on rohkem söötnud, et anname siis Pärnule ka, et Henri Välja, et jah, teeb ilmselt oma parimat hooaega pärast seda, mis ta kunagi Paides tegi aastat, ma ei teagi, mitu tagasi, juba 4-5 või? Andis muidugi eelmises voorus üli ja väravasöödu. Kahjuks muidugi vasta selle peale, et peamäng ei ole just kõige tugevam pelg. No jah. No siis me võtame, et too ei võtnud eile vaata mängijad kinni Saarmat just, et seal tagapostis oleks võinud ju võtta ära. Sul jäi Välja, jah? Välja ja Otto, jah, olid minu siis nii-öelda pakkumised, jah. Edasi kas Andres Ooper, kas sina Eermel kohta ütled ründaja või ütled seda tagune, ta mängib seal ikka ütleks ründaja pigem. Okei, siis ma teda ütlen. No siis ma ütlen Robbie Saarma 3+5, et kui ma ütlesin, et see ründestatsi poolest Ivanov on Rahatsigi esimene, siis ma natuke valetsin, sest et tegelikult on 3+5 on, et 8 on Rottuga härra Saarmal. Väravate löömine on tähtsam, oli? Jah, sellepärast ma ütlesin Ivanov esimene oma olemuselt. Saarma ja ma ütleks, et see värav, eile tuli sealt eest nurgast, aga suure mängu suur värav ikkagi annab plusspunkte. Et selles mõttes, et Saarma peab kindlasti sees olema ja siis selle teise ma lootsin, ma saan siin proovime siis, ma võtan selle meeskonnad järjest ette, keda siin veel võtta. Florast ei ole keegi teine. Ei ole, Senjov ei ole mänginud lihtsalt, Senjov pole veel ei ole. Sinu oli seal Paide vastu ühe korra, päris hästi löögil, siis ma vaatasin, et saaks 1 punkti, aga läks üle. Et Transis seal eespool, ma ei tea, Tabore vahepeal tipurindana ei ole. Laadris ma Eermet ei tohi praegu võtta, Pajo, Tammekast ei ole ka tedagi. Kuressaks Kalevis. Ma ütlen Jürisoo mainin ära, Jürisoo mulle väga meeldib, Jürisoo on, kuigi Kalev on viimane, siis korralik esile tuli seda hind. No, ma ei tea, ma ütlen mingi suvalisi nimes, mis ma ütlen. Ei, siin ei ole, ma ütlen, siin ma ei oska lihtsalt, et paneme siis, kes siin ma ei tea, seal on Millerid veel. Miller, okei, davai. Suuso, paneme see Suuso. Suuso, aga neist ei ole. Küsimus on selles siis rohkem, et kes neist 3 meest. Mina pakuks, et kindlasti võiks sees olla Saarma ja Otto, aga te võite vaielda. Lihtsalt hooaja selle pealt. Ongi see, mul oli ka see valik, kas Välja või Saarma, et see ongi siuke natuke nagu võib-olla maitse küsimus, ütleme öelda, Väljal on siiamaani tulnud võib-olla paremini välja, kui oli oodatud. Ja samas Saarma on ikkagi, Eesti liiga mõistus juba siuke tõestatud kvaliteet, kes on teinud oma ära siiamaani. Selle Välja kahjuks räägib muidugi see, et mis need väravatest 5 äkki Jats on tulnud penaltist või? Et selles mõttes, neid peab oskama. Saarma oleks ka rohkem olla, kui sisse löönud, on ju? No jah. Ei, minu poolest võib ka Välja panna, et kuigi... Mõtle ise, sa oled pooled oma meeskonna väravast löönud põhimõtteliselt. Samas on 7 koht 8 punkti, sa oled 4 punkti välja langanud. Kui neid ei oleks, võtame tema asjad ära. Kui te ütlete Välja, ma lihtsalt ütlen, meil muidu Paidest on ainult 1 mees, mida on ka vähe võib-olla. No siis jah, selles mõttes on see hea argument. Tipuründaja. Paneme Saarma ja Paide ja seda hiljem kui Kalvet kirjutab võib-olla kokku sümboolselt kossi said ära muuta. Ma panen kirja, mis me otsustasime praegu. Ja siis sina lõpuks paned kodutõe. Kodutõe nagu asjad on, vaata.
oled selline meie Toyota uus Pepa. väga suured saapad. Oh, On suured saab. Ja tipuründaja, see on siis koht... Ja ütleme niimoodi, et ma tahaks anda just nendele väikestele satsidele, kes siis elavadki nende tipuründajate väravatest, just nüüd sa ütlesid, selle Eerme on ju teelt topskoorer on ju, siis on, ma ei tea, Basher on seal. No ma loeme siis väravad ette. Ma vaatan väravad just, jah. Eerme 6, Basher 5, Sappinen 5 ja siis me peame järgmist ründajat, tipuründajat otsima. No ütleme Kabore 3. See sama Kabore tegelikult on Narva. Tõuges on ründajad 3, rahulikult. Täpselt. Seal oli see argument, mis ma tahtsin, et vasakut keskkaitset, et kes veel toetab vaata rünnakut väravatega standardites ja nii edasi, aga see ei ole praegu ründaja. Keskkaitsele on näitel ja ka muid oskusi vaja, kui kuskile kuradi Kalju taga on vähe väravaid ees lööd ära, see on ülioluline, et sul on keskkaitse, kes tuleb ja toetab seda rünnakut, kui on vaja. Aga jah, et... Kes sulle meeldib? Ma arvan, et see peabki olema Eerme ja Basher Sappinen. Ja täpselt. Kelle sa valiks? Tee mulle üks kaitsekõne 1-3 siis. Jah, ütleme niimoodi, et kõige lihtsam tahaks öelda on nagu Sappinenil ära lüüa, et tal on see meeskond seal taga ja siis ongi just need väiksed satsid, nagu ma ütlesin, just Basher ja Eerme, aga ma valiks Eerme just sellepärast, et see minul on Harju jätnud sellise sümpaatse mulje ja just seal ees see kiirus, et millega tahetakse minna rünnakule ja lõpetatakse ka neid, et siis ma võtaks Eerme praegu. Ma teen siis niipidi. Mina oleks ka Eerme öelnud. Ma arvasin, et keegi ütle Eerme, et ma mõtlesin, et ma saan selle Eerme tuuri toppida. Sina tuli tõesti suur pohlatute sõber Kalvet. Tere. Sina tuli head inimeste tundja. Tee kaitsekõne, miks Sappinen peaks olema enne Eermet. Sinu ülesanne on mulle selgeks teha. Ja ütleme nii, et mina, kui me valime vooru või ringi sümboolset, siis ma kindlasti valikski tipuründaks parima väravakütti ehk samamoodi Eerme. Aga Sappinen, ma arvan, ta on ikkagi puhtalt mängija kvaliteeti võttes, ta on Eesti liiga parim ründaja. Tal on see potentsiaal kõige suurem, ta on tugev, ta suudab selle ees võidelda. Oma kasvukohta. Jah, ta on kaitsetele väga ebamugav mängija. Ja ikkagi ta suudab ka nii-öelda keerukatest olukordadest need väravad ära lüüa. Hea küll, praegu tal on ka selliseid raiskamise ette tulnud, aga ongi nagu ise on öelnud, ta ei ole veel vormis. Ilmselt ma kujutan ette, et siin mai lõpuks, juuni algus, kui suvel euromängud tulevad, selleks ajaks on ikka vormis ja mõtlen, ta ongi klassi poolest kindlasti Eesti liiga parim ründaja. Nõus, ta jääb väga liht. Teeme siis, ma praegu panin tähele, tegelikult on täitsa tähtsusetu roll ka, aga võib-olla peaks ikka ühe ära valima. Peatreeneri, jah? Jah, see on mõttetu, vahet pole, kes seal on, mehed mängivad ise. Ehk siis peatreener Andres Ooper. Tööd, kelle ma paneks. Selles mõttes, et keegi ei ootanud, et Narva nii hästi teeb, et siis ma varin Kosuhovski. Minu meelest et selles mõttes tõesti, et... Teeme siis Trans. 5 vooruga 16 punkti, sama palju kui Kaljul. 3. kohast 4 punkti. 12 äravat 9 sisse. 9 mänguga löödud 12. Aga. Ja ma vist ennustasin, et hakkab 1-0 toovati tulema ja suuresti ongi läinud. Ja mängivad ägedasti. No nii, Andres Ooper, võid jätkata. ei, aga nii ongi, et saada seal sellise, nii palju punkte juba, et ja oleks võinud isegi veel rohkemgi olla, et vaatame edasi, mis see hooaeg ja teine pool või edasi toob, aga mul on jätud sümpaatse mulje, et Narva on seal alati olnud selle ees, aga seekord on stabiilsus. Plus see sama keskvälja asi, et Adaptšev, Maksimkin, Jeedor Žuravlju. No ei ole ju keskvälja trio, millega sa mõtled, et sa lähed Eestit valutama. Ja toimub. Ja sul on mingi, sa vaatad seda Ivan Jušin, paned äärel ja vaatad seda koosseis, mõtled, kurat, ei ole ju parem, kui ma ei tea, mingi vapruse koosseis kuskilt otsast just. Mõtled see osakond just, et keskväli peaks nagu olema. Ja mängivad nagu ruld, et mõtlen, hea valik, aga patrub Kallet kelle. No ma tean juba, mis klubis see tuleb. Ei, kusjuures ma siin isegi millegi pärast, mul on millegipärast Andreev on nagu meeldinud. Mina hea küll, neil on seal nendes suurtes mängudest tulid kaotsed sisse, aga tegelikult olid ju samal see Flora vastu oli mingi lisaminutitel ja Levadia vastu oli napilt ja Paide vastu läks ju punasega läks see mäng küll käest ära, et samas on ikkagi nad on rünnakul hästi mänginud ja mulle on meeldinud see, kuidas Andreev on mingeid mängijaid suutnud esile tõsta, et samamoodi nüüd see aastas Ivanov, et
see oli see Ego Teisele suguluse teooria, kuidas see võib-olla seal midagi mõjutab, aga siiski mulle nagu on olnud nagu sümpaatne see, kuidas Andreev mingeid mängeid ja mingid asju, ma tahaks teada, kes see pole uurinud, et kes selle Guilherme täpselt tõi, kas see oli seal Andreevi silm või see oli see Kuno silm seal kuskil, et kui see oli ka Andreevi silm, siis kindlasti Andreev. No ma ütlen ma räägin lihtsalt see Ralju, see kaitses 4-4-2, mis muutub rünnakul 3-4-3, kus Rommi siht alustab vasakkaitsena ja rünnakul tõuseb alumiseks keskpoolkaitsjaks ja kus selline kõige, ma ütlen, selline ise, see on nagu, ma ei tea öelda arusaamatu, aga selline hästi keeruline formatsioon, kuidas need mehed liiguvad, vaatad seda mõtted, sa ei saa aru isegi, mis positsiooni mängib Kask, et ta on vahepeal tipuründes, siis on all väga selline keeruline. Mul üldiselt meeldib lihtne jalgpall, aga ägedalt keeruline. Kas on hästi palju vabadust või vastupidi on väga läbimõeldud käigud, kes kuhu rünnakul või siis kaitses ja liiguvad? Ei, väga huvitav on tõesti. Mulle lihtsalt ta kuidagi persoonina nagu meeldib, ütleme niimoodi siis, jah. Aga me ei vali su lemmikmeest, vaid me valime esimese ringi parema peatreener. Või sa said valesti aru. Ma enam lemmikmehe juurde ikkagi. Okei, eks siin on variante, laiast aastas mulle on 2 tükki jäänud. Üks on Vassiljev, kes on ikkagi rõvasti üllatanud sellega, et Flora on 2 punkti liidrist peale esimest ringi. Flora jättes kõrvale selle päris natuke võib-olla kehvama alguse, siis tegelikult on päris kenasti mänginud, väga kiiresti uue treenerina saanud, asjad paika, on Tovstik üles toonud, on positiivsed. Kalimullin on just edasi läinud, kõik on hästi, aga mina pakuks siiski välja selle, vana hea, et võib-olla pole vaja ikkagi tuua välismaa spetsialiste, vaid meil Eesti mehed oskavad asja ajad, et Lauri Nuuma, Arju Jott ja Laadri. Mina ei arvanud, et nad on peale esimeste ringi 6. Ma arvan, nad on kõik ootusi ületanud, nad on, kui neil on sinna tipu poole, on tulnud sellised kopistamisi, siis tegelikult alumistega nad on hakkama saanud. Poleks meil kohtunikud peast nii soojad, siis oleks tegelikult see Paide käest ka veel punkti kätte saanud või 2, et see isegi, kui mängid 14 vastu isegi siis, et ei. Ja vaatad see koosseis, kui sa peaks ütlema, et sa tõmmad, ma ei tea, Tammetale koti pähe tiimiga, kus, ma ei tea, kes siin on Rõõmussaar, eelmine aastal ülikehv, selles mõttes, et me suva vennad, Kirill Antonov ja tegelikult on. Sa ütlesid, et üle ootust, et siin kuulata, mida Kalev Kruus räägib, siis Kalju peaks veel Harju peaks veel kõrgemal olema, et 6. kohta nagu suhtsuke miinimum nagu nende jaoks. Aga mille me paneme? Mina jääks ka Kozuhovski juurde, et Trans on väga hästi mänginud, Kozuhovski siin, kui ongi Transile muidu siin mingitel aastatel raske olnud, siis see aasta on kuidagi ikkagi hoopis teine minek ja kindlasti ta vääriks seda ja siis, ütleme nii, et kui tulemuste pealt vaadata, siis oleks võib-olla äkki siis isegi Vassiljev või Nuuma oleks siin võib-olla 2. ja 3. ja mina võtaks oma lemmikmehe 4. Lemmikmees, seda vaatame siis kasutame edasi. Kozuhovski, puhul peab ära fikseerima, või mina fikseerin ära, mina on pettunud, mina ütlesin Trans teeb pronksile, või palju siin 4 punkti puudu, suur läbi juttumine, peaks vallandama. 6 punkti oleks esimene, 2 võitu ainult. Rääkis vallandamistest ja tegelikult esimene vallandamine tuli ka ära. Ütleme, Tammeka siis sai uue peatreeneri vahepeal, et Martti Päh läks. Nüüd on ajutine peatreener sai esimese võidu kätte, aga mina mõtlesin, ma olen selline nõdermees, et peale 6. vooru, ma pool naljada siin lasen lahti treenerid, vaata, räägi veel tartlased, aedlased, vaata, mis asja, 7 vooru, aitab küll, vaata. Et päris üllatav, eks ole, et ma arvan, et ma saan aru, Tammeka, ma ei tea, mis nende ootused olid, kas nii suured või... Võib-olla need suured kaotused või ma ei tea, 4 tükki saada ja siis see 5 kodus. No ütleme jah, Laadrilt 1-4 saada, see oli karm. Aga see Pärnu asi parem ei olnud 0-5, jah? Muidu oli kõik tegelikult ju okei, aga need 2 tulemust ilmselt võis ka see olla, et ikkagi eelmise hooaja pealt nemad lootsid võib-olla ise seal Narva koha peal olla, et võib-olla midagi toiminud seal seespool, ei tea. Võib ka seda muidugi olla alati, et seal et ta ju eelmine hooaeg oli ka ja et mõnikord on natuke
pikemalt oled, seda rohkem juba seal mingeid asjad nii tekivad, mis võib-olla kuskil ei klapi enam. Aga no selles mõttes üllatav, et ma arvan, mitte keegi ei ennustanud maailmas, et Tammet on esimene, kes peatreen lahti laseb. No eelmise aasta põhjalt nagu... Tegelikult ei olnud mitte midagi valesti. No sul on eelmine aasta siin kogu maailm ennustas, sa oled viimane, sa ei tea hooaja, just ka tunne, et see treener saad nüüd aastaks krediiti või pooleks hooajaks krediiti. Ei, ratast koledat kraatust aitab. Väljatus, aga samas, kiidan headust. Meil ei ole neid, kui meil mujal on ikka, mujal maailmas vahest on sellised pikaajalisi treenerid ka, siis nagu Eestis nagu... No need meil ei ole sükast ju, kes oleks 10 aastat kuskil on, sükast asja Eestis ju ei ole juhtunud ja... Manageri tüüpi selline, et tulevad abitreenerid vahetuvad, mina jään. Et see on ju Priins kõige pikalt, mis on muidugi hea, vaata tore, selles mõttes, et... Välismaalasena nüüd torres või? Päris pikalt olnud. Stoikovits ma eeldan vist. Või ei ole, ma arvan, kumb enne ma tuli? Torres on juba kolmas hooaeg ja Stoikovist tuli ju samal hooajal poole pealt, et poolaid alustas siis veel. Aga üllatav, et Stein ju, kui ma peaks ütlema, et 1. juuni töötab või ei tööta, siis Kallet, mis sa arvad? Praegu läheb keeruliseks. Üks saade ütles ka mulle, et ma siin kiidan liialt üle Soome spetsialisti. 2 mänguga 15 on ikka päris õudne. Et seal on natuke kohati nagu pahasti, kui mingi aeg tundus et äkki Kalev natuke saab salad alla, siis nüüd on jälle nagu kuri paha, et võib-olla see ongi see, et praegu 19. juunil, nii kaua kui Klaavanil kestab valimiskampaania, nii kaua on Daniel nagu safe, aga siis kui kampaania saab läbi ja siis vaatab, mis tabeliseis teeb, et siis võib-olla... Õnneks on järgmine mäng lihtne, vaata Paide linnameeskond tuleb see nädalavahetusel, seda annab keerutada küll. Kättevõtmise asi, jah? Kättevõtmise asi. Avavooru, mis auenne teile? Avavooru parim mängija või avaringi parim mängija? Oleks kes teil? Minu oleks Guilherme. Tahtsis avapakkuda just, et... Soovib, siis on 3-1. Et selles mõttes, et raiskab palju, aga... Aga silmapaistev, jah? Silmapaistev, et ma mõtlen ongi, kui seal keegi hakkab Eesti liigast mida mängijat ostma, siis ma arvan, tema on see, kes ostetakse kõige esimesena. Mis suurim pettumus? Minul esimesena tuleb pähe Tampeduu näiteks. Et Levadia hambutus. Tampeduu, ma või siis ütlen Rein Tampeduu, Reindu, ma teen kuidagi Tampeduu. Ja see eilne juba jäeti välja lausa satsist ja üldse ründajat, et aga jah. Selles mõttes ma arvan, see küsimus ei ole otseselt võib-olla Reinkortis, küsimus on võib-olla pigem komplekteerimises, aga jah, selles mõttes pigem kui võib-olla nendest nii-öelda pettumust Tampeduu osas ma olen nagu nõus, et ta kindlasti toodi nagu siia, et meest tuleb ja lööb kõvasti. See, kus ta ära proovis joosta ja kuidas niimoodi saab lahendada, see oli päris kole tegelikult, olema ausalt. Sellelt ründajalt ootad sellist surmkindlalt 100%, jooksed ära, lööd ära, ei saanud üldse pallile pihta. No täpselt jah, et see on, nagu Eigo Kõst üks osa ütles, et siin, et ilmselt võib olla Eesti liiga kõrgem palgaga mängija ja kui nii on, siis selliselt mehelt tootaks ikka nagu kõvasti rohkemat. Mis ma viskan veel suvel, parim mäng, mis meelde esimesena tuleb? Ma tõenäoliselt mul ei tule ükski mändirit. Tervis oli pinget, samas eile oli ka selles mõttes, Aga sa olid koha peal, kuidas see meeleolu seal oli? Ega see eile või? Jah, et esikohta otsustab mäng või päris, mitte esikohta, aga see mõttes väga suur mäng. Pealtvaatajad 416, mida nagu Paidest kuidagi, Paide ei ole nii väike koht, ma ei tea, miks Paide ei saa sinna publikut taada. Natuke ma eeldan, et tuleks rohkem, kuigi see tribüün oli nagu enam-vähem täis ja see rots, kus oli Levadia fännid, seal oli veidike ruumi. Aga samas koha peal selles mõttes ikka teatav meelu oli ja kohalikud ikka olid nagu, ütleme nii, et päris õnnelikud pärast lõpupilet. Et muidugi jah, kolmapäeva õhtu ma lihtsalt mõtlen selle, ma teen korvpalli võrdlus. Ilm oli ka, nagu ta oli jälle, et ega teist inimesed ilma vaatavad päris palju. Ei üleüldse, et see Paide kuidagi sinna publikuti seda, Paide ei ole väga palju väiksem kui Keila, eks ole. Keilas 400 inimest, siis on nagu
suures mängus on 800, eks ole. Et see on Paides suuremat asja Paides. Mis sul Paides on? See on arvamusfestival, ma ei tea, mis see on, kõik tulevad räägivad. Kõrval on Türi lillelaat, jah. Jaa, lillelaat, eks sul ei ole ja seal Kesk-Eestis mitte midagi. Ma saan aru, Keilas on see, et 20 mints oled Tallinnas ja kõik on lähedal, seal ei ole mitte midagi ja sa ikka ei ole kohal. Ei tegelikult jah, selles mõttes ma olen sinuga nõus, et seda publikut sellise mängu puhul ootakse või isegi ikkagi rohkem seal, et kui suvel tulevad, ma ei tea, 20 kraadi äkki, siis tuleb rohkem, aga tõesti selles mingites, ütleme see publikuga on meil, on nagu ta on läinud veits paremaks, aga sellise mängu puhul kindlasti eeldaks rohkem. Mäng iseenesest oli äge, et kui Levadia lõpus ei taha, nad ikkagi üritasid, seal nägid vaeva, et selles mõttes oli, pinget oli nagu tunda, et vaatasid sinna peatreenerite pinkide poole ja selles mõttes oli näha, et seal ikkagi ei olnud see, et mängime kolmapäeva õhtul siin vaikselt ära ja rahvast palju ei ole, aga ütleme seda pinget oli õhus tunda ja see on nagu tegelikult äge. Kas see Kurro Torres 1. juuni on tööl või ei ole? Ma arvan on, ta on seda krediiti, ma arvan, saanud sellisest tiitliga. Vaata pärast sööd sõnu. Aga ta lepist ütles. Läheb 2 mängu mööda ja ma tuleks tuudeda, äkki vahepeal vallandatud, ei ole. Kes on publiku numbri poolest liigas 3, kas te teate? Keskmise publiku numbri poolest seni. Mäng on 4-5, eks ole olnud, et ei ole suur. Pärn on 5 alles, 306. Nii. Esimene kats lihtne, Levadia Flora, eks ole. Kes on 3. Ei, Harju ei saa olla. On Harju, väga tubli. Harju on 3. kohal, mis on selles mõttes päris tore. See mõttes, et see halb staadion. Kindlasti on, et siin on klubidel kindlasti vaja visata see kinnas sinna, et saage rahvastaadionile, kuidas, ütleme, meil ei ole võib-olla neid, ütleme, tribüünid ei ole päris 1500 või 2 või poole, 3000, aga saage see rahvas ümber platsi vaata kohale, et seda tööd tuleks klubidel kindlasti paremini teha. Aga ma mõtlen, Laadri see näitab, et siin vahepeal osad inimesed on, et seal Laadris ei tohiks mängida halb kunstmuru ja bla 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 bla. Kodus, ringklubid peavad mängima kodus. Mis me siis lõppu teeme? Klassikalised eelviimane küsimus Madis Kalvetile. Kas tahad midagi rääkida ka kuulsast presidendi valimisest? On midagi hingel? Sina oled meil seal midagi aktsioonis. Ma ei tea, mis siin vahepeal juhtunud on, et see mul on juba vaikselt kopees, vaata, pikat aega, et sama jaur pikemat aega. No ega see selles mõttes suures pildis on ju sama, et Pohlak tuli oma nimekirja välja, või kusjuures ta nimekirja ei avaldanud, seda 70 klubi, kes seal nimekirjas nagu on, et sai küsitud, aga ta selles mõttes nimesid ei tahtnud avaldada, siis ta öeldi, et 70 klubi, iseenesest, kui see nii on, et kõik tema taga on, siis ju valimis nagu põhjust polekski, on. Samal ajal Klaavan on jätkuvalt väga enesekindel, nii palju kui temaga rääkinud olen, ja siis olen rääkinud inimest, kes on rääkinud temaga, kõik ütlevad sama asja, et ta on juba enesekindel, et ta nagu teaks midagi, mida keegi teine ei tea. et ütleme, praegu ongi just see sealt poolt õhkuv siuke kindlus ja teadmine, et nad seal salasel hääletusel võtavad mingi osa Pohlaku häältest ära. See on see, mis ta see intriigi nagu hoiab praegu, et kui seda nagu kuidagi nad hoida ei suuda, siis läheks kogu see õhk tegelikult sellest valimisest nagu välja ja seni nad on seda teinud ja tundub aina enam, nad hakkavad nii-öelda ise ka ennast kuidagi meedias suruma, küll seal saavad Team Klaavan, siis eile tuli uus podcast välja, et ta selles mõttes vaikselt üritaks üle ujutada kogu seda sotsiaalmeedia ja meediapilti selle asjaga, et aga küsimus see, et lõpuks on nüüd 106-103, et lõpuks palju neid siin jääb, on ja klubi, kes otsustavad, et kui palju see kogu see asi nagu neid mõjutab. Et eks see ongi see võtmekoht. Eelviimane küsimus Andres Hauperile. Viimsi 4 punkti Nõmme Unitedist. Tundub, et läinud. ei ole, hooaeg on veel väga pikk, et see Flora 364 pealt vaata, et täitsa ulme. Ma millegi vaatasin ka, et Viimsi jalkamängul on rohkem publikut kui Kossu mängul, kui nad mängivad Flora tubliga. Et esiliigas ikka elu käib, ma saan aru. Elu käib, et selles mõttes Flora näitas hambaid, et oma noore satsiga ja võitlesid ja said viimase löögiga selle viigi kätte, et aga veel on väga kõvasti minna, et ja näha on, et ega Nõmme Unitedil ka kõik päris kergelt nüüd kätte ei tule.
teeme viimane küsimus, Andres Ooper, nimesid nimetamata, siin on, vahepeal on sellised lõbusad teemad, spordivälja üle võtnud, et sa oled erinevate peatreenerite all igal pool mänginud. Ja siin on rahes osas küsimus, alustame sellest, et vihjan siis ühele teatud füüsilise vägivalla kaasusele. Kas sind ja Andres Ooper, sina oled tulnud rasketes 80-ndatest välja. See on see, et kui noored pidasid Tallinnas Kivisõda, oli põhiline mäng, mitte TikTok. Kas sina oled ka noomida saanud, kas lapse eas või täiskasvanu eas treenerist? Peaaegu lõpetasin oma karjääri ära. Et on küll selliseid treenerid. See oli juba lapsena, eks ole? See oli päris lapsena, et kes siin võtab krediiti väga, et aga sai eest ära joostud küll Mustamäe metsade vahel. Otseselt mitte treeneri, aga need on väga naljakad juhtumid, võib-olla mis siin ei vaja praegu kajastamist, aga jah, päris treeneri kätte ei ole tunda saanud. Aga kas see täiskasvanu eas, sul on saad ju mingi päris eksootilistes temas kohtades ka ja päris keevalistes kohtades, nagu mingid Venemaad ja Küprosed. Ja ei, Venemaal... Palju seal Venemaal, palju seda sõimu sai? Seal võeti meid ikka kokku ja ilusti saalis istusime ja kuulasime silmad maas ja järgmine mäng läksime, võitsime ära, et nagu siingi Levadia võttis kohe 9 tükki lõi järgmine mäng, kui käidi rääkimas, et ikka räägiti ja tuletati meelde, kes on boss. Aga mis tunne see Andres Ooper on? Sa oled sa saad, eks ole, palk 100 000, sa oled 30 täiskasvad mees, laps kodus, palk jookseb ja siis sinu ealine mees tuleb ja... Venemaal sa ei olnud kindel, kas see palk enam jookseb, aga see palk võib-olla tõmmati poole peale või midagi sellist. Aga mis tunne see on, et just sa oled jõudnud, sa oled Eesti parim mängija selle ajal ja lähed klubisse ja teine täisealine mees lihtsalt sõimab. Kusjuures on jube naljakas võrrelda, et Hollandis ongi siis hakkaks kõik vastu seal, aga see lihtsalt see kultuuriruum on nii erinev, et seal Venemaal kõik silmad maas, kõik kardavad. Hollandis hakkaks keegi kohe peatust, mis on siin mölised muga, või Taanis on ju, et selline heaolu ühiskond, et keegi ei tohi kellelegi midagi öelda, et see oli mõnus selline kindlasti silmi avav või nagu, et mulle meeldis. Kuidas see Küprosel, kes seal juhendaja oli? Küprosel oli hollandlane jälle oli treener ja seal oli Jalana. Ei olnud serblane. Üle jala. Ei, seal oli pärast oli, Salaminas oli juba küll, aga pigem oli chill ja seal on juba see ilm oli selline soosis seda chillimist natukene, et seal ei mölisenud keegi. Kui palju see võrreldes sinu ajad, kui sind treeniti versus see, kui sina nüüd treenid, palju see muutunud on? Palju sa oma treenerite ei no ikka nõudlikkus peab ikka säilima ja ma arvan, et mängijatele, ka noormängijatele ikkagi meeldib, kui sa ikka nõuad talt midagi ja nüüd ongi jah, et nüüd on kindlasti lastekaitse ja vaatab seda pealt paremini ja ütleme, just oli alles see valge kaardipäev ja et see publiku pool võiks ka nagu mõnikord arusaavam olla, aga samas väike nõudlikkus on või mis nii väike, ma ei ütleks isegi väike, nõudlikkus on oluline tegelikult, et mängijatel on seda vaja tunda. Keeruline see treenerina üldse on, tänapäeval, ma ütlen vanasti, eks ole, ma eeldan, et kuskil 90-ndat oleks treener olnud, sõimad, karjud, mitte midagi ei ole, eks ole, et nüüd on see, et kas on seda kuskil Kutlas on, et kui natuke häält tõstad, siis tead, et kuskil on murelik kiri, e-mail on murelikult emalt, on läinud juba, ma ei tea, Martin Reimil, et issand jumal, et siin tõsteti mu lapsele häält või nii hull see asi ei ole. Ma ei teaks, et oleks nii hull, tõesti ei tea, loodan, et ei ole, aga ei ole kuulda olnud peale selle intsidendi, et nii kuskil oleks, tõesti ei ole. Et okei. Tegelikult olen käinud küll vaatamas mänge, eks kuuleme, vaatame edasi, ütleme, mis seal tuleb, eks mõni treener ikka on valju häälsem. Ma ei tea, kas see on vanakool isegi, aga valju häälsem jah, et eks elu näitab, kas ja kui kaugele niimoodi lähevad ja kui kaua mängijate või vanemate närvid vastu peavad siin. Et kui jah, see nõudlikkus ületab mingeid piire juba. Et füüsiliseks ma ei usu, et läheb, aga jah. Keeruline. Kas see Levadia on ikka, kas Levadia tuleb ikka meistriks või
on väikesed kahtlused tekkinud. Te olete minu Paide linnameeskonna paat, Stoikovitš parim. Pigem ei tule sinu paati veel. aga Flora võidab ära hoopis. Flora, et hea, ma jätaks sellest nii lolli mulje, kui Flora ära võidab. või Narva tuleb lõpuga. Õudne. Ma saaks Heigo ka niimoodi näpud püsti, Narva. jah, okei, see oli seekord saade, soovin siis midagi head, et see esimese Brünvald Ussar, Peetson, Kampanja, Saliste, Poom, Ainsalu, Kilherme, Saarma, Otto, Eerme ja pealine Rossuhovski oli siis meie avaringi sümboolne roossis. Olnu fikseeritud. Head kevadet. Ilusat päeva. Ja nüüd vaikus saalist, sest tuleb lõpurõi. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.